Ja nüüd aasta parameesportlane ujuja Mats Topkin ja õde Deborah-Maria Topkin. Tema on siis rennisõidu maailmameister. See on küll vale, aga ta on ujuja ja teinud ka tublisti. Rennisõidu võitis Kelly Sildaru, aga erivajaduste inimeste ujumistreener Õnne Polisinski ja poja-tüter Kirke Polisinski. Ja nüüd on vist kätte jõudnud väike paus kätlemises, sest teadupärast ka täna järgime seda traditsiooni, mis eelmisel aastal algatati, ehk me teeme ühe suure kalli kõigile, kes meie ümber on, et siis oma lähedasi ja sõpru paremini märgata. Ja nüüd on kätte jõudmas tänase õhtu üks ilusamaid hetki. 1 minut, millal me päriselt võiks üksteisele otsa vaadata ja üksteist kallistada. Presidendipaar kallistab, nii et aeg on käes kinkida üksteisele vabariigi aastapäeva puhul üks kallistus. Aeg on käes, me teame, mida tuleb teha. Ja kuigi tundub, et inimesed praegu, et see kallistamine, et ei võta ka väga palju aega nagu näha. Nii et tõesti inimesed kallistasid ruttu ära ja on oma toimetuste juures. Olen palunud endale intervjueeritavaks Helle Meri siin. Kui tihti teie, Helle, igapäevelus kallistate? Mul ei ole kedagi kallistada iga päev. Mul koer suri ära. Seda ma kallistasin küll iga päev, aga mõnikord ma kallistan oma lähedasi. Aga päris võõraid inimesi ma küll ei kallista. Täna on siin ju kõik teevad, kes te olete, võib-olla astute kellel ligi ja ütled, ma tahaks väga kallistada. No ma võib-olla teen selle ära ka. Aga ma armastan neid üldse inimesi. Isegi televisiooni inimesi, ma ütleks. See on suurepärane. Öelge seda, et kui te seal Viimsi majas olete ja merele vaatate, mis mõtted teil pähe tulevad? Varsti on kevad ja tuleb hakata peereid tegema ja vaadata, mida maha panna. See on küll vilets koht, see on nii jahe, sealt on meri igalt poolt puhub, seal ei kasva küll eriti midagi. Eestimaa on väga ilus koht, seal kasvab ilus küll, aga ma ütlen vilets, seal ei kasva midagi. Tuleb tööd teha, siis kasvab.